Nii, tere hommikust kõigile! Tere! Nii tore on näha nii palju inimesi hommikul koguduses ja meie tuleme siis Lootuse külast. Kui paljud teist olete käinud Lootuse külas? No nii, peaaegu pooled. Väga hea. Aga Lootuse külas siis on need inimesed, kes on siis kõige suuremates sõltuvustes alkoholist, narkootikumidest ja ravimitest. Nii et meie juures ei ole need inimesed, kes lihtsalt natukene tarvitavad, aga nemad on täitsa viimases hädas. Ja ma tahtsin lihtsalt esiteks kogu südamest teie kogudust tänada, et kõik need aastad te olete meie selja taga, toetamas meid palvetega, toetamas finantsidega ja see Lootuse küla ei ole kunagi nagu meie isiklik mingisugune omand või midagi, aga see on Jumala riigi üks osa. Ja see kuulub täpselt sama palju teile, kui see kuulub meile, sellepärast et Jumal on selle idee algataja. Nii et ma tahtsin lihtsalt teid kogu südamest tänada selle eest, et me saame seda tööd üheskoos teha. Nii et tehke üksteisele üks suur aplaus täna hommikul. Ja mina täna siis võtsin endaga kaasa 2 naisterahvast, Victoria ja Kadri, nemad annavad teile kohe oma tunnistuse. Naistepäev oli vist, alles hiljuti on ju. Sellepärast ma neid kaasa ei võtnud. Naistepäev on juba möödas. Aga ma mõtlesin, et ma ei mäleta kunagi, et ma oleksin siia kunagi naisterahvaid toonud, kes oma lugu jagavad. Minu arust ei ole. Nii et mõtlesin midagi teha uut moodi. Ja kui te täna neid lugusid kuulete, siis te saate aru ka, miks. Aga Gerdi võtsin niisama kaasa, sest ta tahtis väga muga kaasa tulla. Ja Viktor lehvitab. Viktor on seal. Viktor siis tuli Lootuse küla programmi 2006 aastal. Nii et tema läheb kogu aeg meist aina eest ära, et ei saa teda kuidagi kätte selle kainusega. Ja Eerik ei saa ka teda kätte. Mõni aasta hiljem tuli Eerik siia meie Lootuse külla. Aga me oleme omavahel väga seotud teie kogudus. Ja muidugi Eerik on seal ja teised vilistlased, kes on siin käinud. Aga kuidagi on alati niimoodi, et need inimesed ka, kui nad tulevad meie juurde ja me kuuleme, et nad on pärit Rakverest, siis me ütleme alati, et kui sul see programm lõpeb, kui sa lähed tagasi Rakveresse, siis mine kindlasti sinna kogudusse, et see on üks maailma parimaid kogudusi ja see on tõesti meie kogu südamlik tunnustus teile. Et vahest me teeme midagi vägevat ja me harjume nagu sellega ära, et meile tundub see kõik nii tavaline. Aga kui keegi kõrvalt tuleb siia, siis vaatab, kuule, see vägev koht, et kuidas see nagu võimalik on, et niisugune asi siin toimub. Nii et selles mõttes meie tulime ka täna siia ühe suure põnevusega ja ühe suurega tänuga südames, et see on tõesti üks vägev kogudus, kuhu tulla. Nii et aitäh teile kogu südamest. Piiskop Märt saadab ka teile kõigile tervitusi. Tema on hetkel Kesk-Kanadas, teises Kanada keskuses ja tema on niisugune mees, et ta ei tee seda, mis talle meeldib. Kui ta teeks seda, mis talle meeldib, siis ta arvatavasti oleks Hiiumaal. See on ta lemmikkoht, kus olla. Aga ta teeb seda, mis on vaja teha. Nii et kui ta näeb, et tal on vaja Kuubasse minna, kui ta näeb, et tal on vaja kuskile Kesk-Kanadasse minna, siis sinna ta läheb. Aga ta väga ootab seda, et tulla tagasi Eestisse, nii et järgmisel nädalal 26. märtsil kell 1 võite tulla kõik lennujaama suurte siltidega, tere tulemast Märt koju tagasi, kui teil vähegi aeg on. Aga kui mitte, siis igal juhul Märt järgmisel nädalal või ülejärgmisel nädalal siis saabub tagasi Eestisse. Ma küsisin, kui kauaks sa siis tahad siia jääda, siis ta ütles, et ta üldse ei taha kuhugi enam ära minna. aga ma tean, seda juttu olen ennem ka kuulnud. Aga siis, kui tal jälle tuleb see teadmine, et ta peab minema, siis ta lihtsalt läheb. Aga teile kõigile igal juhul suured õnnistused ja tervitused piiskop Märdi poolt ka. Aga mina rohkem siin ei vatra nii palju, pärast vatran veel jutluse ka ära, aga mina kutsuksin siia Victoria. Nii et teeme Victoriale suure aplausi. Nii et Victoria tuleb, räägib teile oma loo. Kui kaua sa oled praegu programmis olnud? 6 kuu. Ja mina ütlen lihtsalt nii palju nende aastate jooksul, 12 aastat, mis ma olen olnud Lootuse külas. Mina ei mäleta väga palju inimesi, kes on nagu nii hullust sõltuvusest välja tulnud nagu Victoria. Ja ta räägib teile kohe oma loo. See on olnud 28 aastat süstiv narkoman. Te ei kujuta ette, mis see tähendab. Aga see on vanem kui Kadri ja vanem kui Gert on ju. Aga see on tohutu suur Jumala arm ja Jumala vägi, kui inimene nagu siuksest põrguaugust nagu välja saab. Nii et ma annan mikrofoni Victoriale ja ta räägib teile oma loo. Palun. Tere päevast, kallis kogudus. Minu nimi on Victoria. Ma sündisin Tallinnas 78. aastal, mitte õnnelikus peres. Minu isa lahkus siis, kui minu ema oli veel rase. Ja mina tundsin kogu lapse põlve ema tähelepanu puudus, ema armastuse puudus.
Ja selles toas, kus ma oma ette mängisin, koos minuga kasvas viha oma ema ette vastu peale. Ma solvusin tema peale nii sügavalt, et kõik asjad lõpuks tegin vastupidi tema soovidele. Ma tegin absoluutselt kõik mitte nii, nagu tema soovis. Ta ütles mulle jah, ma ütlesin ei, ta ütles ära lõika juuksed. See päeval ma lõikasin juuksed ja nii ma jõudsin tänavale samas seltskonna, kus tarvitasin narkootikumid. Seal ma leidsin rahu, leidsin enesekindlust, leidsin tähelepanu ja astusin selle vale tee peale, kus tarvitasin nii hullult, et juba ei saanud aru, mis ma teen. Ma varastasin, ma petsin lähedasi, ma tegin kõik valed asjad, et ainult saada raha. Alguses oli vargus, lõpuks ma jõudsin sinna punkti, kui ma müüsin juba narkootikut, pärast ma müüsin juba oma keha ja nii ma jõudsin sinna, et kõik, mul enam tegelikult tulid probleemid väga suured seadusega. Ma jõudsin algusest vangla. Vangla võttis mu elust kokku 12 aastat ära. Ja siis, aga 17. aastal, kui ma vabanesin ja 3 kuu pärast tuli jälle tagasi langumine, ja mis andis mulle veel 8 aastast sõltuvust. Seal oli päris hull, kõik läksid jubedama ei võiks juba ennem olla. Mul oli elukaaslane, kes peksis mind üle päeva. Oli katkised luud, välja löödud hambad, kiirabi, politsei. Ja tulid uued probleemid seadusega. 22 aasta oli kinnipidamine, mille sees ma ütlesin, et uue vanglasse ma lähen ainult jalgadega ettepoole ja ma neelasin 23 grammi fentaniili, mille järgi olin 3 päeva koomas. Siis tulin välja nagu, see ei muutnud mitte midagi, ma tarvitasin edasi, nagu mitte midagi ei olnud, ma ei saanudki asjus aru. See sõltuvus oli nii tugav, et ma üldse ei saanud mitte midagi aru. 24 aasta jaanuaris tuli veel üks kinnipidamine, veel üks kooma 9 päevaks. Oli 3 korda veremustus ja ma olin tegelikult surma ja vangla vahel. Pigem isegi surma ees. Ja ühel päeval mul oli minek kriminaalhoolde juurde ja ma ärkasin hommikul vara, kuna 9 oli juba kriimhoolde ja ma vaatasin peeglisse, minu peale vaatas vastu vana väsinud naine, kellel ei olnud mingit loodust. Ja nii ma jõusingi kriminaalhoolde ja juba bussis otsustasin, et mul ei ole midagi kaotada, hullemaks asi ei lähe, et mida ta ei pakuks, ma võtan vastu ja teen seda ära. Vangla ma ei taha, surra ma ei ole valmis ka. Aga üks mõte oli, kui ma lähesin, ükskõik kuhu ta saadab mind, ainult mitte looduse küla. See minu jaoks oli, ma kuulsin nii palju, et isegi vanglas on parem. Ükskõik mida, ainult mitte looduse küla. Ja siis, kui ma ütlesin need sõnad oma kriimihooldele, siis ta ütles, et siis sa lähedki looduse külla. Ja nii ma jõudsin sinna. Ja nii sedasi juhtus. Ma sain uue pere, mis ei olnud mul mitte kunagi. Ma sain isa. Meil on kõigil üks ja taevane isa. Mu elu muutus. Ma muutusin nagu sees, nagu väljapoolt. Mul tuli suur loodus, ma olen rõimus, ma olen õnnelik, mul on kindel hea elu oma vennade ja õede seltskonnas. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et maailmas on selline koht, kui samasugused sõltuvused nagu mina saavad oma elu muuta. Amen. Tere, ma olen Kadri ja nagu Viktoria mainis juba, siis kui tema on 28 aastat tarvitanud, siis ma olen 22 aastat elanud. Aga see ei tähenda, et ma ei jõudnud oma sõltuvusega sellisesse punkti, kus mul ei olnudki muud valikut, kui minna sellisesse hullemasse kohta kui vangla. Ma olin normaalsest perekonnast, kõrgem keskklass võib-olla,
ja ma käisin kõikides ringides, mul oli võib-olla ema tähelepanu rohkem kui vaja olnuks ja ta väga jälgis kõiki asju, mida ma tegin ja ma käisin paljudes huviringides. Ma elasin täiesti normaalset elu. Aga siis, kui ma olin 13-aastane, siis ma esimest korda proovisin alkoholi ja võib-olla siis sellest hetkest oli aru saada, et see meeldib mulle rohkem, kui võib-olla normaalne on. Ja ma hakkasingi elama sellist nii-öelda topeltelu, kus et ma olin kiituskirjaline ja ma sain kõikide oma toimingutega hästi hakkama, küll aga ma käisin hästi palju ula peal nii-öelda. Ma käisin suurtes seltskondades, mängisime piljardit, korvpalli ja kõige selle kõrvale käis alati erinevate mingisuguste suitsude proovimine, alkoholi proovimine, ekstassi proovimine ja sellised asjad. Ja ma hakkasin endale teadmata valima ka selliseid inimesi, kes võimaldasid mulle tarvitamist. Ning siis, kui mida vanemaks ma sain, seda rohkem tegelikult minu sõltuvus süvenes. Aga selle kõrvalt ma siiski sain normaalse eluga hakkama, kuniks ma läksin Eesti Kunstide Akadeemiasse ja enne seda ma olin käinud üliõpilasmalevas, kus ma esimest korda tsüklis jõin ja 2 nädalat järjest tegime kõvasti tööd ja jõime kõvasti rummi ja džinni ja viina ja kõike. Ja kui teiste jaoks oli suvi, siis minu jaoks sellest sai mu elu. Mu joomismoraal aina langes ja sellega kaasnevalt ka kõik muu moraal. Ja kui ma siis ülikoolis lõpuks olin, siis mul oligi siuke suur roosa karvane käekott, kust alati paistis punane pudelikael, sest et ma jõin juba igapäevaselt hommikust õhtuni üsna valimatult. Ja kuna ma olen noor inimene, siis minu füüsiline tervis nii väga ei hakanudki sellele alla vanduma, küll aga minu vaimne tervis oli väga-väga kehvas seisus ja sellest ajast saati, kui ma olin teismeline, mul oli hästi palju ennast hävitavaid mõtteid. Ma olen olnud siis suurema osa oma nagu teadlikust elust ka suitsidaalsete mõtetega ja enesevigastamine, kõik see asi käis minu sõltuvusega nagu paralleelselt. Ja siis alati ma mõtlesin sellel ajal, et ma ei tahaks ennast otseselt ära tappa, sest et mu vanemad oleksid väga õnnetud. Aga et kui ma sureksin, siis ma tahaksin surra nagu mu isamaa, minu arm selles laulus. Heinas linnud laulavad sulle unelaulu ja siis sa lihtsalt heidad isamaa rüppe unele. Et aasal kuskil lillede keskel lihtsalt jääda. Ja lõpuks ma olin juba igapäevane tarvitaja ja 3 aastat see kestis nõnda, et kui ma ükskord siis selle asemel, et juua viina, suitsetasin kanepit, siis mul tekkis alkoholist võõrutus, mis tähendas, et ma ei saanud enam magada ja ma hakkasin kergelt juba nägema asju, mida ei olnud ja emotsioonid olid hästi tugevas kõikumises. Ma ei tulnud endaga toime. Ja siis, kui ma olin Lätis, siis ma lihtsalt läksingi oma sõbra juurde ja ütlesin, et kutsu mulle siin kiirabi või siis vii mind palun Eesti haiglasse, sest et ma ei suuda magada ja ma ei suuda ennast maha maandada, ma ei suuda mitte midagi teha, et ennast normaalselt tunda. Ja ta viis. Ja ma olin tilgutite all ja peale seda olin hullumajas ja käisin seal lausa 2 korda ja joomist ikkagist ei suutnud maha jätta. Ja kuna mu vanemad väga tahtsid, et ma saaksin abi, siis ma käisin ka anonüümsetes alkohoolikutes ja olin siis 21-aastane ja läksin koju ja siis mu ema pani mind alkomeetriga puhuma, et vaadata, et ma läksin ikkagist kaine, nii et kuigi ma olin täiskasvanud inimene, siis olin täiesti nagu sõltuv oma vanematest ja veel väga viha täis selle tulemusel ka, et mind niimoodi piirati. Ja siis lõpuks sattusin Lootuse külla, kus ma sain Jumalaga tuttavaks ja ma sain aru, mis kogu see traagika oli olnud minu elus, mis oligi lihtsalt elamine oma jõududest. Kõik see tugev persoon, mis ma olin üles ehitanud, kõik need riided või hea huumorimeel, ükskõik mis mul oli, see oli minu enda jõududest üles ehitatud ja ei suutnud mind teha õnnelikuks ja ei suutnud kinkida mulle sellist rahulolu ja armastust, nagu seda on suutnud Jumal. Ja hiljuti, kui ma palvetasin,
siis ma sain sellise pildi oma peas, kus oligi vana mina, olid sellised katkiseks blondeeritud juuksed ja võib-olla väga teistsugused riided kui need, millest te mind täna näete. Ja ta oli täpselt samamoodi seal aasal lillede keskel ja ta oli suremas. Ja see oli nagu kõige õnnelikum matus, kuhu minna saaks, sest et see oligi minu matus. Ja ma olin nii õnnelik, sest et ta sai surra nii, nagu ta oli seda soovinud. See oli nagu halastusõde, kes tuli ja aitas mul panna maha selle, mis oli, et ma saaks uuena edasi minna. Ja see on tõsiselt imeline, et üldse tänu Jeesuse ohvrile on võimalik selline kannapööre inimeste elus. Ja Lootusküla on tõesti lihtsalt nii unikaalne koht, sest et see õpetab armastama igat inimest nii, nagu on käsk. Ja see on midagi, mida ei saa mitte ükski inimene mult ära võtta, nii et ma olen tegelikult väga tänulik, et minust sai selline alkohoolik, kellel lõpuks oli vaja jõuda Lootusekülla. Aitäh! Aamen, aitäh! No ega siin ei olegi midagi rohkem palju lisada, on ju. Vägevad lood ja muidugi Victoria rääkis täna mulle seda lugu, et ta selle 25 grammi fentanüüli alla neelas. Tavainimene ei saa aru, mis see tähendab 25 grammi. Ma selgitan. 1 grammist saab kuskil 30 doosi. See tähendab siis seda, et mingi 500-kordne üledoos umbes. Et siukene asi juhtus ja see on tõeline ime. Ma ei kujuta ette, mis need arstid pidid tegema, kuidas see võimalik on, aga Victoria on elus. Ja muidugi Kadri ka tohutu hea meel, et nii noorena saab tulla ja niuke kannapööre, nii et vägev, et head asjad juhtuvad. Aga ma tahtsin anda ka täna hommikul kõigile teile, kes te siin olete, ühe võimaluse samamoodi hakata lootuse partneriks. See tähendab seda, et sa saad hakata toetama ühte konkreetset inimest, kes on siis elumuutusel Lootuse külas. Et siin toolide peal on ka siuksed sinist värvi siuksed voldikud ja seal on siis kirjutatud, mis see kõik täpsemalt tähendab ka, aga siis, kui sa hakkate toetajaks, siis me saadame ühe konkreetse inimese siis, keda te nüüd olete toetamas. On see siis mees või on see naine, et kui näiteks sa oled abielus ja sa ei taha endale näiteks, et tuleb seina peale sul keegi Jevgeni või Viktor, et siis võid sinna kirjutada pärast sinna sulgudesse, et sa soovid naisterahvast, keda toetada, muidu abikaasa saab pärast igedaks. Tekib kodus tüli. Aga siis me saadame selle inimese, siin on tema eesnimi kirjutatud, siin on tema elukoht, siin on tema lemmiktoit, siis kui te tulete külla, näiteks siin on seasnitsel, siis võite seasnitsit kaasa võtta, süüa koos. Aga siis te saate saata sellele inimesele siis julgustuskirjasid ja siis palvetada tema eest ja iga 2-3 kuu tagant siis meie anname teada, kuidas sellel inimesel läheb. Nii et kui te küsite, kuidas Lootuse küla üleval püsib, siis see on suurelt tänu inimestele, kes annetavad meile igakuiselt seal 25 eurot, 50 eurot või 15 eurot või vastavalt sellele, kuidas võimalik on. Ja igale uuele toetajale, kes hakkab Lootuse küla toetama, siis meil on kingituseks siukene mesi, mungamesi, nii et meil on Lootuse külas on ka mesilased olemas. Nii et kui sa juba oled ka toetaja, siis peale teenistus võid tulla sinna laua äärde, mul on ka sulle väike kingitus. Aga täna ma annan selle mungamee ja seda niisama osta ei saa. Vaprale mehele, kes siin klaverit mängib, ma su nime ei tea, aga igal juhul siin on see mesi sulle, nii et magusat söömist. Ja siin on meie see partnermeeter, keegi on juba selle nulli tõmmanud jälle, ma ei tea. Käin kogu aeg ära, siis keegi käib seda sikutamas. Tavaliselt lapsed, ma ei tea. Aga see aasta me oleme saanud siis 22 partnerit ja toetajat, nii et iga aasta eesmärk on meil sikutada see sinna üles välja. Nii et meil on päris palju kogudusi veel minna, teha, aga niimoodi vaikselt sammhaaval liigume edasi. Ma kutsusin täna ka siia Viktori, et Viktor tule siia. Ja Viktor muidugi, ma rääkisin, tema tuli programmi 2006 aastal ja ta räägib teile ka lühidalt oma loo, aga üks asi, mida ta Lootuse külas olles ei teinud, ta ei rääkinud seda, et ta tegelikult oskab väga hästi kitarri mängida. Ja mina ei ole elus ausalt näinud kedagi, kes nii hästi kitarri mängiks nagu Viktor. Aga üks asi on see, et ta mängib kitarri, aga teiseks on see, et ta kirjutas ka Lootuse külast ühe laulu. Nii et ma lihtsalt soovisin ja kutsusin Viktori siia, et ta saaks teile seda Lootuse küla laulu laulda. Nii et palun, lava on sinu.
tere, armas kogudus. No kui sa arvad, et ma nii hästi mängin, siis kuula rohkem muusikat. Tahaks nii palju rääkida, aga aega on vähe, aeg on kallis ja päevad on tihedad. Rakverega on seotud mu elu nii palju, et mul ema käis kunagi Kehrast käis Rakveres siin koguduses. Nii et see Rakvere, see oli mul kogu aeg kuulda, kui ma ema juures käisin. Ja meie peres oli aamen ja tänu Jumalale oli kuulda iga päev, ikka just tema suust oli kõige rohkem. Ja tema ikka rääkis mulle muuda oma elu Jumalaga hiljem, et siis sa näed neid koletusi, mida maailm meile pakub. Et ma ei tahtnud neist rääkida tol ajal. Seoses emaga mul oli see tunnistus, et mul taheti amputeerida jalg, kui ma olin päris väike veel, ja ema ütles arstile, et Jumal ei luba. Arst ütles selle peale, et sul on ajuga midagi väga pahasti. Et sa kaotad oma poja, aga ema ütles, et see on Jumala tahtmine. Lootuse külas ma alles mõistsin, kui suur peab see olema ka usk ja usaldus Jumalale, et sa riskid oma lapse eluga. Elu läks niimoodi, et ma sain vaikselt käia Kehras ühe palvemajas, ilus nimi selline palvemaja. Ja muidugi koolis sellest ei tahtnud eriti rääkida. Ja need Jumala sõna oli nagu istutatud mu südamesse juba päris noorelt kohe. Ja eks elu läks oma rada ja nagu nooremad inimesed ikka, maailm tõmbas oma poole, tuli igasugused asju mul huvisi. Üks huvi oli mootorid, aga pärast mul keelati nagu see mootorsõit ära ja ema mängis mul kitarri ja siis mul süda oli rohkem tema poole. Ja sealt hakkas see mu huvi kitarri vastu. Lõpus juba, kui ma olin täisealine, siis arvasin, et raha on see number, mis muudab mu elu paremaks. Mida rohkem ma teenisin, mida rohkem mul oli võimalusi, seda rohkem mul tekkis probleeme. Lõpus need probleemid ma uputasin pudelisse. Ja vahepeal oli hirm mul nii suur, et kuna tekkisid probleemid sugulastega, sõpradega, miilitsale tol ajal ja nii edasi, bandiitidega. Vahepeal tegin asju, mis olid lausa eluohtlikud, et kui keegi andis ukse kella, siis ma vahel on öelnud, et ma hüppasin kõigepealt üles ja seal õhus nagu multikas hüppasin veel kõrvale, et äkki keegi tulistab läbi ukse. Hirm oli tohutu, see oli üks põrgu. Muidugi kannatasid kõik mu lähedased ja lõpuks paljud mu sugulased, sõbrad ja lõid käega peale ühe inimese. Ta on minuga kaasas, see on minu lihane õde ja ka Kristuses õde. Tema tuli mind ühel tormisel õhtul otsima. Tohutu torm oli. Ja ta leidis mu üles, me istusime ühes toas, pann oli laua peal, algul põletasime sokke, mingit kaltsu, siis oli tohutu hais oli seal, aga siis Helgi rääkis, et ikka oli küünal ka meil seal mingisugune. Kuna elektrit ei olnud ja tegime nendele valgust niimoodi. Seinad olid valged, kuna ei saanud kütta. Ühesõnaga, kole pilt oli, see oli jube tegelikult. Ja siis ta ütles mulle, kas tahad oma elu muuta Jumalaga. Ma ütlesin Jumalaga mõlemad käed. Ma olin juba küps selleks, et ennast muuta. Ma sain aru, kes ma olen ja see ei olnud väga hea, kes ma olin. Sellest ma mõistsin juba, sellest ma saan aru ja sellest ma tahtsingi ennast muuta. Aga mingid tabletega rohtusi ma võtta ei tahtnud, et need nagu nii ei aita. Aga nii ma sattusingi Lootsi külasse ja õekesed panid mulle ühe koti kokku. Ma arvan, see kott kaalus rohkem kui mina kaalusin tole 48 kilo. Ja selle suure kotiga istusin rongi, sõitsingi Lootsi külasse. See rongi sõit ei kestnud väga kaua, aga see oli tohutu võitlus. Sellest mul oli raha, mul oli toitu, ma ütlesin, järgmises peatuses lähen maha, sõidan Tallinna, ma saan nädal aega pidu panna veel. Tohutu võitlus oli. Ja mulle öeldi veel Kehras seal, et pannakse sulle kott pähe ja viiakse metsa sind. Tuldi mulle rongile vastu, istusin bussi, sõitsime metsa, kotti pähe ei pandud ja mina jälgisin teed, et kus kaudu ma nüüd tagasi põgenen siit. Et seal võib-olla on päris vastik, et siis ma panen jooksu sealt. Kui kohale jõudsin, oli selline
päris vastik ja tuisune selline poolvihmane ilm ja kujutate ette, mehed mängivad jalgpalli. See ei olnud minu jaoks normaalne, sest kaine inimene vihmaga jalgpalli ei mängi. Aga kuna mul oli raha kaasas, siis ma juba arvestasin välja, et nii, saadan kellegi järgi, saan peaparandust ja nii edasi. Need mõtted olid sellised. Aga õnneks see koht oli tõesti pääste, see oli päästerõngas ja Lootsi külast võib rääkida väga-väga pikalt sellest, et seal on mida rääkida, seal on need murtud südamed, kes sõna tulevad. Need muud ei olegi ainult see, et äkki see aitab. Ja kui päriselt tuleb Jumala vägi sinu sisse ja tema armastus, sa tunnetad seda, siis sa tahadki olla seal Lootsi külas nii kaua, kui sul vaja on. Nii kaua, kui sa muutud tema väega, mitte oma tahtmistega. Ühe väikse seiga veel, et ma arvasin, et nüüd ma olen tore, nüüd ma tulen koju ja parandan maja katus ära. See lasi vett läbi. Ja kujutate ette, selle asemel, et ma saan mingi kiidusõnu, õde kirjutab mulle, et unusta ära see katus. Sul on unikaalne võimalus õppida tundma Jumalat. Ma olin 3 päeva šokis, mind ei kiidetudki. Pärast ma mõistin, sest Jumal kutsus mind hoopis Haapsallu. Nii et ma olen siiamaani Haapsallus, teenin seal ja Jumal kutsub sinna, kus on sul turvaline olla. Seda ma mõistan siiamaani. Aga kuna ma tegin ka sellised väiksed märkmeid seal Lootsi külas ja ühel päeval sündis Lootsi küla lugu, mida ma teile ka esitan. Siia maa peale Jumal koha lõi, mis mu ellu kord muudatusi tõi. Selles külas sain ma abi, Jumal tegi minust tööd. Alistusin, tema vägi andis rahu päevatööd. Siin me vaimus sündisime, siin me elu algas uus, siin me tundma õppisime, kuidas käib see muudatus. Siin me vaimus sündisime, siin me elu algas uus, siin me tundma õppisime, kuidas käitub armastus. Kellel kurbus, see sai rõõmu, kes on haiged sai hea. Õppisime tundma rõõmu, siis sai parandatud vead. Aga Jumal on ju kõikjal, oma koht seal leia saa. Kus saad Jeesusega puhtaks, kus saad teda kuulata. Ja see koht on igavesti püha. Ja see koht on lootuse küla. Ja see koht on igavesti püha. Ja see koht on lootuse küla. Siin me vaimus sündisime, siin me elu algas uus, siin me tundma õppisime, kuidas käib see muudatus. Siin me vaimus sündisime, siin me elu algas uus, siin me tundma õppisime, kuidas käitub armastus. Ja see koht on igavesti püha. Ja see koht on lootuse küla. Ja see koht on igavesti püha. Ja see koht on lootuse küla. Ja see koht on igavesti püha. Ja see koht on lootuse küla.
tänu Jumalale. Mina tahtsin täna rääkida siis sellel teemal, milleks on siis armuannid ja andides põlemine. Nii et igal aastal, kui aasta hakkab pihta, siis aasta alguses ma võtan niisuguse aja ja küsin Jumala käest, et mis on see uus aasta, mis tuleb, et mis on see aasta, mis tuleb. Ja mina sain, et selle aasta, 2025 aasta teemaks on see, et enda andides põlemine. Nii et ütle oma naabrile, et sul on annid. Ja kui see üldine teema on ka see, et järgides Jumala või järgides Jeesuse eeskuju, et kuidas teha head teistele inimestele, siis kõige parem, efektiivsem moodus on see, kui sa toimetad enda annis. Kui sa oled enda annist väljas, kui sa teed midagi mitte enda annis ja teed võib-olla midagi vastupidiselt, mida sa isegi ei taha üldse teha, siis see võib ka lõppeda sinu elus täitsa katastroofina. Et sa võib-olla teed midagi, aga sa ei oska seda nagu nii hästi teha ja see ei ole sinu tugevam külg, siis lõpuks tegelikult selle läbi kannatavad võib-olla kõik. Minul oli ka niisugune näide ka Lootuse külas, kus ma aastaid pidin tegelema kõikide finantsasjadega, mis olid sissetulekud, mis olid väljaminekud ja kõik asjad. Aga minu tugevam külg ei olnud see nii-öelda nende kulude kontrolli all hoidmine. Nii et ma oskasin väga hästi sisse tuua, aga ma võib-olla ei osanud väga hästi inimestele ei öelda, sest ma olen niisuguse suure südamega. Ja selles mõttes ma tegin seda aastaid, kuni lõpuks kogu see asi muudeti ja peale seda hakkas asi palju paremini toimima. Vaatame, kas tuleb, ei tule. Midagi siin on. Midagi toimub, tahaksin väga pilte näidata. Aga siis on olemas ka veel inimesel nagu annid, millega sa saad ka põhimõtteliselt nagu maailmas läbi lüüa. Ja minu elus oli ka annid see, et kus minu isa siis oli minu tennisetreener ja kui ma väiksest peale mängisin tennist, siis isa alati nagu rääkis mulle seda, et minust peab tulema üks meister, minust peab tulema üks tšempion. Ja isa nägi seda minus, et minus on üks and, aga ma oleksin võinud seda andi nagu kasutada, et maailmas läbi lüüa. Ja mu isa väga tahtis seda, et ma kasutaksin seda andi. Nii et võib olla mingisugused annid, mida teised inimesed sinu kõrval näevad ja nad tahavad, et sina saaksid seda kasutada, aga kui sa ise ei taha seda, ja sa ise ei taha seda andi kasutada, siis ei saa seda kuidagi ka peale suruda. Ja minu elus oli täpselt samamoodi väiksest peale, et isa muudkui rääkis, et sinust tuleb üks Eesti meister, sinust tuleb üks maailmameister, aga ma ise seda väiksest peale ei tahtnud, et see juhtuks. Eelmisel nädalal juhtus mul niisugune kurb asi, et minu isa siis suri ära, et tal oli südameinfarkt ja tema oli nagu see mees, tänu kellele ma üldse Lootuse-Külla tulin. Et ma mäletan väga selgelt seda päeva, kui ma Lootuse-Külla tulin ja see oli niimoodi, et ma lõpuks nagu manipuleerisin enda vanematega. Ma ütlesin, et kui sa ei anna mulle seda 10 või 20 eurot, et siis ma lähen vargile ja satun vanglasse. Ja ma niimoodi manipuleerisin, vajutasin niisuguseid nuppe enda vanematele. Ja lõpuks siis mu isa jälle andis mulle selle 10 eurot. Mina sõitsin siis trolliga sinna Mustamäele ühte kohta, kus ma sain neid aineid võtta ja sõitsin tagasi. Ja selleks ajaks siis isa oli juba võtnud ühendust Lootuse-Külaga ja ütles, et mina pean nüüd Lootuse-Külla minema. Võttis mulle telefoni, ütles, näe Raimann, siin on telefon, helista Lootuse-Külla. Mina helistasin, see oli reede, lõunaaeg ja helistasin Lootuse-Külla ja Lootuse-Küllas öeldi, et oi, praegu on juba lõuna, et helistage esmaspäeval uuesti, et siis me võtame teid vastu. Ja mina olin nagu nii õnnelik, andsin isale mobiili, ütlesin, näe, mind ei võetud vastu, jess, ma ei pea minema. Aga minu isa läks nagu täiega närvi, võttis selle mobiili, ütles, et anna ma helistan ise sinna Lootuse-Külla ja helistas Lootuse-Külla ja ütles, et kui te nüüd seda poissi praegu siin vastu ei võta, siis ma lähen ise panka röövima ja lähen vanglasse. Ja niimoodi ma sattusin Lootuse-Külla.
Ja kui ma Lootsekülla tulin, siis muidugi mul ei olnud mingisugust soovi ega mingisugust huvi ennast muuta. Mul oli lihtsalt valikuvariant, et kas ma lähen vanglasse või lähen Lootsekülla. No mina mõtlesin, et vanglasse küll ei taha minna, et vangla on ikka nii hull koht, et ma olen niisugune kleenuke ja hea südamega poiss, et seal süüakse mind elusalt ära. Et lähen parem Lootusekülla, et seal on toredad kristlased, mängin oma mängu ära ja ongi kõik. Aga seal minu elu muutus ja täna ma olen siis 12 aastat juba Lootusekülas. Aga eelmisel nädalal juhtus niisugune kurb asi, et mu isal oli siis südameinfarkt ja ta suri. Aga tema oli alati see mees, kes lõpuni alati oli minu kõrval, mind toetamas, mind aitamas. No nüüd vist tuleb, loodame. Pane tagasi, palun. Veel. Võt, pane järgmine pilt. Siin on mingi süsteemi viga. Midagi on nihu. Peaaegu, juba nägite pildi ära, on ju. Siis saame edasi sealt minna järgmise pildiga, vaatame. Aga minu isa on muidugi minu superkangelane ja jääb ja alati minu parimaks isaks ja minu isal oli eriline suhe ka Jumalaga, et kui ma olin väga sügaval sõltuvuses, siis Jumal ütles mu isale, et minu elu muutub ja muutub seda väga suurel moel. Nii et ma usun, et minu isa elu tegelikult saab olla ka tunnistus teistele isadele, kelle lapsed on võib-olla sõltuvuses, sest mu isa ei andnud minuga kunagi alla. Ja ma olen lihtsalt väga-väga tänulik selle eest, et mul on olnud niisugune suurepärane isa. Ta oleks võinud veel muidugi palju kauem elada, kõige kurvem on seda näha, kui on mingid pildid, kus ta on mu lapsega koos, et miks ei ole tead vanaisa ja nii edasi. Aga selline on see elu, nii et me peame edasi minema ja isast jääb muidugi alati kõige parem mälestus. Kui inimene tuleb Lootusekülla, siis mul on temal alati tavaliselt 2 küsimust, et mis on see unistus, mille nimel sa elad? Mille nimel sa oled valmis maksma kõige suuremat hinda, kui sa liigud selle poole? Mis on see südame, sinu südame unistus? Kellegile on see perekond, keegi soovib mingisugust, ma ei tea, mingit oma firmat omada või keegi tahab mingisugust asja avada või mida iganes või oma talumaja või midagi. Inimeste sees on mingisugused erinevad sügavad unistused, mille poole nad pürgivad. Aga siis lisaks sellele küsimusele ma küsin ka alati, aga mis on sinu annid? Mis on sinu annid? Nii et igal inimesel, kes me täna ka siin oleme, Jumal on andnud meile oma annid. Ja ma tahan lihtsalt julgustada igat ühte, et las see 2025 aasta olla see aasta, kus sinu tõelised annid hakkavad põlema 100-ga. Selleks sa pead iseennast nägema, iseennast teadma, missugused on sinu annid. Ja minu arust ei ole mitte kuskilt paremalt leida seda, et mis on sinu annid, kui Jumala sõnast. Mis Jumala sõna ütleb. Nii et sa võid ise muidu panna kuskile joosta, teha mingeid anniteste ja mis iganes, aga lõpuks sõltub kõik sellest, et mida Jumala sõna ütleb. Ja Jumala sõna on see, mis toimub minevikus, toimub olevikus ja toimub ka tulevikus. Nii et Piibel räägib siin väga palju andidest ja mina tahtsingi täna ühte teemat siis teiega puudutada. Ja see teema ongi see, mis on siis armuannid, mis on Piiblis kirjas. Sest et sul on elus niivõrd palju lihtsam midagi teha, kui sa tead, mis on sinu and. Mis on see and? Ja kus sa selle anni leiad? Kui sa veel leiad selle Piiblist, siis ütled, näe, siin see ongi, see on see, mille sees ma toimin, see on see, kes ma olen. Nii et see annid ei ole nagu ainult antud mingitele superinimestele, aga need on antud kõikidele meile koguduse liikmetele. Ja sellepärast ütleb siin väga hästi 1. Korintlaste 12 peatükk ja salmist 4-6 niimoodi. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Amen. Amen. Nii et siin ta ütleb nagu 3 erinevat andi. 4. salm ütleb niimoodi, et armuandides on erinevusi, aga vaim on seesama, see on püha vaim. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand on seesama, see on Jeesus. Ja väeavalduses on erinevusi, aga Jumal on seesama, nii et siin tuleb huvitav ka Jumal, Poeg ja püha vaim välja nendes 3 salmis. Aga mida ta ütleb siin, minu arust väga põnevalt on see, et kui sa uurid Piiblit, siis näiteks kui sa võtad selle 4. salmi, et armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Originaaltekstis huvitav ei ole niisugust sõna siin nagu armuannid.
siin on kirja pandud erinevad annid, on erinevusi. Nii et meil on erinevad annid. Ütle oma naabrile erinevad annid. Ja see on minu arust on tohutu hea, et meil on erinevad annid. Mõtle, kui meil kõigil oleks ühed annid, kujutad ette, siis ei juhtuks mitte midagi. Aga see koguduse tugevus ja see Kristuse ihu ühtsus tulebki välja see, et meil on erinevad annid. Nii et minu kogu südame igatsus on, ja võib-olla see, mille pärast see, mitte nemad, aga see, ma ei saa kõike näidata ka, ma tahan lihtsalt teid julgustada, et te näeksite ise, mis on sinu and. Sest siis sa tead, siis sa võib-olla pead teistele asjadele ei ütlema, kuule näed, et see ei ole minu see teema, aga sa pead teadma saama, mis on sinu and. Ja siis sellel aastal panema selle anni 100-ga põlema, sest siis sa oled väga efektiivne ja seda vaenlane ka kindlasti ei kardab. Siis kui sa piiblit uurid, kui sa võtad selle 4. salmi ja siis siin piibli all on, te teate, on need igasugused paralleelid, nagu kuhu te viib sind. Mina avastasin kõike seda piiblit, kui hakkasin õppima, see on tohutu põnev, mismoodi kõik on omavahel seotud. See on nagu Da Vinci kood, mingi muugid lahti seda piiblit. Nüüd, kui sa võtad selle 4. salmi, siis ta ütleb, et armuandides erinevusiga vaim on seesama. See 4. salm viib siin paralleelidega roomlaste 12. peatüki, kus on kirja pandud kõik need armuannid. Nüüd, kui sa võtad selle 5. salmi, mis on teenimisviisid, siis need on Efeslaste 4.11, mis on siis apostel, prohvet, karjane, evangelist ja õpetaja, need 5 andi. Ja siis see 6. on, mis on väeavaldused, on antud erinevusi, mis teeb vaimu läbi. Need on need püha vaimu annid, mis on antud. Et kui me hakkame kuskil midagi teenima ja tihti me teeme isegi, kasutame seda rohkem, kui me nendest asjadest aru saame. Tunnetuse sõna, tarkuse sõna, see võib meile kristlastele tulla nii loomulikult, aga tegelikult on need püha vaimu annid on kõik sinna kirja pandud. Ja mina tahtsin täna peatuda sellel, milleks ongi siis roomlaste 12 peatükk ja siit vaatame alates 6. salmist. Ja need on need armuannid, sest et kõikidest meist ei saa apostlit, kõikidest meist ei saa võib-olla pastorit, õpetajat ja need pühavaimu annid on antud meile igale kristlasele, et me saame nendes asjades opereerida. Aga minu arust on nii tähtis näha, kui erinevad need annid võivad olla. Ja siin, kui sa võtad roomlaste 12 peatükk ja alates 6. salmist ütleb niimoodi, aga meile on antud armu järgi erinevaid armuande. See sõna armuand tuleb sõnast karisma ja see tähendab seda, et sa teed midagi ootamata, et sa saad midagi tagasi. See on nagu armuand, et sa tihti tead, me tahame midagi teha, siis me teeme seda selle mõttega, et me saaksime midagi tagasi. Aga need armuannid, mis siia kirja on pandud, need on annid, mida sa teed midagi ootamata, et sa saad midagi tagasi. Ja nüüd ma tahan lihtsalt teid igat ühte julgustada, nägema ise, kus oled sina seal selle sõna sees. Milline on sinu and? Ja vaatame ükshaaval need annid läbi. Siin ütleb niimoodi, olgu siis prohvetlikult kuulutamise and, mida kasutagu usu mõõtu mööda. Prohvetliku kuulutamise and on meil tegelikult väga paljudel. Ma usun, et te igaüks oma südames teate. Käib ülistus, käib mingisugune palveaja aeg, sa kuuled oma südames mingisugust sõnumit kellegi kohta. Ja nüüd on see nagu otsus, et mida sa selle sõnumiga teed. Kas sa surud selle alla või ootad, kuni jumalateenistus saab läbi, lähed tema juurde, julgustad teda, annad talle selle sõnumi edasi. See prohvetlik and on antud selleks, et kogudust üles ehitada. Sa võid alati tulla siia kogudusse ja lihtsalt oodata, et keegi tuleb, ütleb sulle midagi prohvetlikult või oodata, tead, et sa midagi saad. Aga sa võid tulla ka alati niisuguse ootusega, kui sa tead, et sinu südames on olemas niisugune asi nagu prohvetlik and, siis sa võid tulla siia kogudusse ühe põnevusega, ühe ootusega, et Jumal, mida sina täna soovid, et ma kellegile ütleksin. Nagu piiskop Märt ütles, et paned nagu need antennid välja ja kuulad, mida Jumal ütleb ja siis käitud selle järgi. Ja siin oli ka selle prohvetliku anni juures oli ka veel sõna enesekindel. Et kui sa seda teed, siis tee seda enesekindlalt. Mine julgelt inimese juurde ja räägi ja julgusta seda teist inimest. Siis olgu teenimine, nüüd mis toimugu teenimisametis. Ja teate, mul oli täna nii tore hommikul vaadata, mismoodi teie koguduse naisterahvad teenisid.
ma nägin, et toodi pirukaid ja mingisuguseid asju. See oli nii äge. Ma tahtsin muidu julgustada seda tegema, aga siis ma vaatasin, et siin on juba linnuke olemas, et näe, juba tuuaksi pirukaid siia. Ma ei tea muidugi, kuhu need läksid, aga võib-olla mingi piruka teenus siin. Aga igal juhul, et olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Nii et see teenimisamet on tegelikult niivõrd palju rohkem kui see sõna, mis meil siin on teenimisamet. Aga siia läheb abi, tugi, kontoritöö. Need on inimestele antud annid, mida inimene saab kasutada koguduse heaks. Siis on kirjutatud, olgu keegi õpetaja, siis toimigu õpetaja ametis. Siin oli nagu väga täpselt veel järgi toodud, et see õpetamine kui protsess. Kas siin koguduses on keegi õpetaja? On mõned õpetajad, kes teavad, et ma olen õpetaja. Võite julgelt käe püsti tõsta. Mitte ühtegi õpetajat ei ole. No peab olema. Keegi ikka õpetaja on. Kui sa lähed tema juurde, siis sa tead alati, et ütleme, et sul on mingi teoloogiline küsimus või midagi. Sa tead, kelle juurde sa lähed. On ju, sellepärast, et tema käest sul tuleb alati üks kindel vastus, kindel tõde selle olukorra kohta. Nii et see on inimene, kellel on see õpetamise and, kes õpetab mitte ainult nagu tõde rääkima, aga ka see õpetamine on üks protsess, see õppimise protsess. Ja muidugi väga tähtis on see, et vaadata, et mida see õpetaja ise õpib, kelle käest ta mida õpib, mis on see allikas, kus see asi tuleb. Nii, olgu siis keegi hingehoidja, siis toimugi hingehoidja ametis. Nii et hingehoidja on see, kes on lohutaja, kes inimestel, sul on sügav empaatia teiste inimeste vastu. Nii et kui sul on, vaatad seal koguduses, et näed, kellelgi on mingisugused väljakutsed, asjad, sa tunned oma südames, et sa hoolid sellest teisest inimesest. Ja peale teenistust sa lähed selle inimese juurde, sa julgustad, sa lohutad seda teist inimest. Nii et see on kõik üks and, mis on Jumal pannud meie iga inimese sisse. Siis on, inimestel on antud ka and jagada, siis andku siira südamega. Nii et see inimene, kes jagab, see on ka üks and Jumala käest. Nii et sa võid, kui sulle meeldib väga mingisugust äri ajada või sul tuleb see kuidagi hästi välja, paned oma käe millegile külge, kohe muutub kullaks, on ju, või võib-olla sa teed Jumalaga võib-olla täna ühe lepingu, et Jumal, et kõik see äri või mingisugust asjad, mis mul on, et ma teen sinuga lepingu, et kõik see, mis mul sisse tuleb, ma annan 20% kogudusele. Et sa teed Jumalaga ühe lepingu. Ja selle andmise anni juures on ka veel see, et kui sa midagi annad, et siis sa ei taha seda enam tagasi saada. Selle andmisega on nagu niimoodi, et kui sa midagi annad, siis toimub nagu see omaniku vahetus. On ju? Et ma annan selle midagi merele, siis ei ole enam minu oma. Aga vahest on niimoodi, et kui keegi midagi annab, pärast tahab nagu tagasi saada. Et see ei ole andmise and. Aga meil on antud, Jumal on andnud need annid. Kes usub, et tal on olemas andmise and? Nii, mõned käed on püsti. Siin on näed väga palju. Sellepärast teil hoone ongi nii püsti. Juba nii hästi ei läinud suure hooga püsti. Kõik inimesed annavad siira südamega. Aga Lootuse küla üks suuremaid toetajaid on üks välismaal Kanadas asuv kalakasvataja ja tema tegi kunagi sihukese kokkuleppe Jumalaga. Tal ei olnud üldse edukas äri. Täna ta on üks maailma top ettevõte. Ta ütles, et kõik, mis mul tuleb, Jumal, ma teen sinuga lepingu, see on sinu äri ja kõik, mis sisse tuleb, 20% ma annan Jumala riigi tööks. Nii et see võib tõesti toimida vägevalt. Nii, vaatame edasi. Kes teist juhatab, olgu innukas. Innukas on sihukene huvitav eestikeelne sõna. Innuka sees on nagu kaks sõna. Esiteks on see, et entusiastlik ja teine on see, et on töökas. Nii et kaks asja kokku panna on innukas. Vägev sõna, eestikeelne sõna, innukas, on ju. Et sa oled väga innukas, sa väga ei kuule, vaata, et sulle öeldakse, oi, sa oled nii innukas, on ju. Aga tegelikult see on väga äge sõna. Nii, aga see on siis olemas ka juhtimisand. Inimesel on konkreetselt antud juhtimisand. Kuidas juhtimisandi hästi ära tuvastada, on see, et juhid lähevad mingisugusesse uude kohta ja siis nad näevad väga palju vigasid. See on valesti, miks see pole siin ära korraldatud, see asi lonkab siin. Sellel inimesel on juhtimisand. Ja selle asemel, et hakata kritiseerima, et tead, teil siin midagi ei toimu ja asi ei liigu ja nii edasi, selle asemel sa võid võtta selle juhtimise enda kätte ja ütelda, et kuule, mul on juhtimisand, tead, Merle, ma tulen sulle appi, ma näen, et siin see asi, tead, lonkab, tead, anna mulle see asi, tead, ma hea meelega, tead, aitan sind sellest asjast välja. Kas siin on keegi, kes tunneb, et tal on juhtimisand?
on mõned, on ju? Nii et see on väga tähtis, sa pead teadma, kes sa oled. Kui sa oled juht, siis hakkad sellel aastal juhina põlema. Nii et mina tahan lihtsalt kogu südamest julgustada igat inimest, näha iseennast, mis on sinu and ja kuidas ma saan aktiviseeruda siin selles koguduses enda andi. Nii, vaatame edasi, kes veel on. Siis on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Ja huvitav on siin, et selle hoolekandja juures tuli välja ka niisugune iseloomu omadus nagu, et inimene on rõõmus. Nii et ma ei tea, kuidas sinul, aga minu arust koguduses on alati olemas niisugused inimesed, kes on niisugused nagu rõõmupallid. Olete näinud? Kellel and ongi see, et ta on rõõmus. Tal ei pruugigi mitte midagi muud andi olla. Näiteks Kert on meil Lootsukülas niisugune suur rõõmupall. On ju. Mitte midagi pole juhtunud, nägu on kogu aeg naerul. Tead, sa vaatad tema peale, sul hakkab endal kohe palju kergem olla. On ju. Ma olen ka tavaliselt niisugune. Ja siis... Aga see on samamoodi and Jumala käest, et sa oledki rõõmus, nii et sa võid mõelda, et kuidas mina Jumala kogudust teenin, mis mina saan siia kogudusse tuua. Aga sa võidki tulla kohale ja olla rõõmus lihtsalt. See on ka palju, teeb asja kohe palju lihtsamaks, on ju. Vaatad talle otsa, näe, jälle naeratab, jälle rõõmus. Nii et need on need erinevad annid, mis Jumal on pannud kogudusse. Ja mina tahan lihtsalt täna hommikul julgustada teid igat ühte, et mitte lihtsalt nagu tulema siia kogudusse iga pühapäev, aga teadma, mis on sinu and. Mis on see and, mis on Jumal sinu südamesse pannud. Ja lihtsalt, et see 2025 aasta, las see olla niisugune aasta, kus sa selle anni paned konkreetselt põlema. Et see aina rohkem paned sellele hoogu juurde, aina rohkem, kui sa tuleb pühapäeval siia, sa võid minna pastorite, asside inimeste juurde ja öelda, kuule, mul on see teenimisand, siin naisterahvad küpsetavad väga maitsvaid pirukaid, aga te peate maitsma minu pirukaid. Mul on palju maitsvamad, on ju, võib olla. Aga või juhtimisand või mis iganes on, või sa tunned, et sa tahad teada anda, sa tahad olla teenistuses, sa tahad olla hingehoidja. Ja huvitav, selle hingehoidja alt tuli ka niisugune and välja, mis ei ole väga populaarne, mis on nagu keelatud and, on manitsemisand. Huvitav, et sellest originaaltekstist tuli niisugune sõna välja. Ma mäletan kunagi Harri Leesmenti Nelipühi pastori juurde, tuli ka keegi naisterahvas, ütles, et tal on sõna kogudusel, et tal on manitsemisand. Siis Harri oli öelnud, et ei, niisugust andi me siin koguduses ei kasuta. Aga teinekord manitsemisand on väga hea, olete nõus? Ma ei tea, minu elu on see väga palju, väga hästi muutnud. Et teinekord keegi julgeb sulle ausalt öelda neid asju nii nagu on. Et muidu ainult üks pea paitamine käib, kui sul juuksed on, kui juuksed ei ole, siis pole midagi paitada. Aga tegelikult ka nagu, mis on nagu need annid, mis on Jumal pannud sinu südamesse. Nii et mul oli muidu igasugused pildid ja asjad siia juurde, aga ma pidin niisuguse lühikese versiooni sellest kõigest tegema. Aga tõuseme püsti, palvetame koos ja siis täname Jumalat selle eest, mis tema on igaühe meie südamesse andnud. Kallis Jumal, ma tänan sind selle hommiku eest ja Jumal, ma tänan sind kogu südamest, et siin on sinu kogudus, siin on sinu inimesed ja ma tänan sind, issand, kogu südamest igaühe anni eest, mis sa oled meile andnud. Ma tänan sind, et sa oled meid igat ühte erinevaks loonud, issand. Ja ma palun kogu südamest, et las see 2025 aasta, las see olla üks aasta, kus tõesti igaühe elus need annid saada minna täie hooga põlema, issand. Ma õnnistan igat ühte ja ma tänan, et me oleme erinevad ja ma tänan sind, issand, kogu südamest, et sina kannad meid edasi sellel uuel aastal ja ma issand tänan sind selle koguduse eest ja ma tänan, issand, et sinu vaim ja sinu vägi on see, mis juhib meid igas päevas. Jeesuse nimel, amen. Amen.